Tere, mina olen Toomas Skiväksist ja näitame täna teile, kuidas valida lastele suusakomplekti. Teeme kiire ülevaate suuskadest, suusa pikkusest, saabastest ja suusakepi pikkusest. Alustame suuskadest. Suusa puhul kõige olulisem on suusa pikkus. Et lastel oleks mugav alustada ja suusatamine ei oleks ebameeldiv, siis suusa pikkus võiks olla umbes lapsega sama pikk. Maksimaalselt 5 cm üle pea, siis on tal mugav alustada ja tahab veel suusatama minna. Siis valikus on 2 erinevat tüüpi suusasidemeid. On kombiside, mida siis kasutatakse tavalise talvesaapaga. Sellisel juhul selle sideme puhul ei ole vaja spetsiaalset suusasaabast. Väga mugav. Ja teine variant on siis klassikaline Rotefella Basic suusaside, kuhu siis kinnitub suusasaabas, nii et sellise komplekti puhul on vaja juba siis soetada ka suusasaabas. Siis on 2 erinevat tüüpi suuskasid. Leiate ka meie e-poest kalasaba mustriga suusad ja lihtsalt sileda põhjaga suusad. Siis kalasaba muster tähendab sellist sakilist mustrit suusa põhjas, pidamisalas. See aitab lastel esimesi suusasamme teha, lihtsam mäest üles minna ja tasakaalu hoida. Et võib-olla kõige lühemate komplektide puhul laste esimeseks suusakomplektiks soovitame võtta kalasaba mustriga suusad. Suusasaabas olgu lastekomplekti puhul võimalikult lihtne, kerge, pehme tallaga, et oleks mugav suuskadega astuda. Meil Spine Relax saabas on siuke kõrgem 2 krõpsuga saabas, mis teeb lapsele selle kasutamise eriti mugavaks. Muidugi alternatiivina on pakkuda ka tavaline nööridega saabas ja siis selline nööridega saabas, kus veel siis lisaks on veekindel kate, et lumi ja vesi saapa vahelt sisse ei läheks. Suusakepid lastekomplekti puhul võiks olla maksimaalselt lapsele õlani, ideaalis isegi natuke lühem, sest alguses esimestel suusasammu tegemised on pigem selline suuskadega jalutamine ja sellisel juhul lühike kepp on lapsele hästi toeks, et suuskadel tasakaalu hoida. Loodan, et sellest videost oli teile suusakomplekti valimisel kasu. Suusakomplektid leiate meie kodulehelt skivax.ee.